Tere armas minu YouTube'i kanali vaataja. Mina olen Triinu ja mina jagan sulle oma lugu ja just jagan seda poolt, kuidas mina tulin välja ärevusest ja depressioonist ja muutsin oma elu. Kuna ma tablette ei valinud, siis see tähendas seda, et mul tuli hakata aru saama, mida ma valesti teen. Minu igapäevane ärevus ja depressioon kulmineerus selliseks, et mingi moment ma enam ei saanud voodist ülesse, sellepärast et ma ei jaksanud enam. Miks me ei jaksa? Miks me naistena tahame kogu aeg hästi palju toimetada, anda, sest naine on andja, aga mingi moment me oleme sellises kohas, et me oleme andnud ennast tühjaks. Ja samas on ka see koht, et kui sa annad ennast tühjaks, siis see tähendab seda, et midagi on sinu sees väga valesti. Ja samas on see hea koht näha, et sa tegelikult oled võib-olla täiesti vales energias ja sa oled ennast identifitseerinud täiesti nagu sinna rolli, kes sa tegelikult pole. Sinu elu on palju suurem ja palju väekam, aga sa ei pruugi sellest nagu aru saada, kui sa oled selles nullpunktis. Ja see lõputu kiirustamine on tegelikult üks meie stresside kõige suurem teema. Kiire, lapsed sinna tööle, kodu, kõik asjad. Ja elu võtab sult lihtsalt selle eluenergia ära, sest sa üldse ei kuula iseennast. Sa vaatad ja hoolitsed, et kõigil teistel oleks hea, aga iseenda jaoks sa aega ei leia, sest lihtsalt nii palju on vastutada ja nii palju kohustused on ja elu mängib sulle tegelikult kõik need programmid ka maha, mida sinu esivanemad on kandnud. Elu on kohustus, töö on kohustus, aega pole, ellu jäämine ja varem või hiljem tekib murdumine, varem või hiljem. Mina ei klikkinud seda pikalt kokku. Ma pidin ikka elult saama väga tugeva impulsi ja aru saama, et ma olen ikka väga valesti ennast identifitseerinud, ma ei ole üldse ühenduses iseendaga. Ma käin ja hoolitsen kõigi teiste eest ja minu sees puudub koht, kuidas ennast armastada, kuidas ennast väärtustada. Ja see on see koht, mida elu hakkab sulle õpetama. Reaalselt hakkab õpetama. Ja see on väga hea. Sest täna ma ei oleks siin ja ei saaks sulle jagada oma lugu, kus ma olin ja mida ma olen selleks teinud. Nii et ma muutsin kogu oma mõttemaailma, mustreid ja aitan täna ka seda teistel teha, aga ma tegin selle sisemise muutuse ise ära. Ja see tähendab seda, et ma elan täna täiesti teist eluviisi. Ma elan täna täiesti teist eluviisi. Rahulikku, mõnusat voolamist, unistuste elu, ütleme nii. Ma ei jookse, ma kuulan, kas see on mulle või see ei ole mulle. Ma olen kooskõlas iseendaga. Ma ei rapsi enam. Ma tean täpselt, kes ma olen ja miks ma olen. Ja ma tean ja usaldan elu. Nii et sellel tasandil on elamine juba puhas rõõm ja nautimine. Ja ma tahangi öelda seda, et see on võimalik kõikidele naistele. Nii et kui sa oled arvanud ja oled uskunud, et elu on kiirustamine, rapsimine, siis seda see pole. Elu on nautimine. Aga me ei ole olnud sellest teadlikud, me lihtsalt oleme olnud need, kes on läinud eluga kaasa. Ja kui elu kiirus on läinud nii suureks, siis tuleb lihtsalt käsipidurit tõmmata, et see hoog maha võtta. Nii et kui sina seda veel ise ei oska ja elu peegeldab sulle veel selliseid dünaamikaid, kus sa näed, et sinu ärevus, depressioon kogu aeg tõusevad, siis see ei pea nii olema. Mitte keegi ei pea elama ei ärevuses ega depressioonis, vaid sisemises rahus ja sisemises tarkuses. Ja tundma ennast ülihästi. See on see koht. Ja sinnani ma aitangi inimestel jõuda.
et sa oleksid ühenduses iseendaga, naudiksid oma maapealset elu, teeksid seda, mis su hinge paneb helisema ja säraksid siin täies jõus ja väes. Nii et kui sina otsid abi, otsid inimest, kes on selle teekonna läbinud, siis tea, sa võid julgelt kirjutada mulle. elu ei ole kannatus, elu on võimalus. Ja sellest võimalusest on sul võimalik teha täiesti suur ümbertransformatsioon, nii et ja sinu järgmised uksed saavad avaneda. aga mõnusat päeva!